kaks seiklusenergiat. Materiaalne vaimne energia. Joogamaia vaimne energia. Omakuse püüdmatu igavene. Selline huvitav, spirituaalne energia, kelle alla me siis ka kuulume. Igavene, eks ju. Kuigi materiaalne energia, mahaenergia on ka igavene, ta lihtsalt transformeerub kogu aeg. Ja tuleb välja, et nad on mõlemad nagu armastuse energiad ja mõlemad on seiklusenergiad. Et joogamaia seiklus on nii, et kõik mõtlevad, kuidas teisi teenida, kuidas teisi õnnelikuks teha, omakuse püüdmatuseks ja tingimusteta armastus. Ja seal on ka samamoodi emotsioonid ja tõusud ja mõõnad ja äraarvamatus ja üllatus ja sügav kurbus ja ekstaatiline rõõm, aga kõige foon on siis selline puhas armastus. Ikkagi selline magus, loomulik, algne seisund. Seda materiaalses maailmas ka, aga suhteliselt vähe, eks siis avaldub. Materiaalses maailmas avaldub teine seiklusenergia, siis on karma, maamaia materiaalse energia. Siis selline seiklus. See on ka seiklus, seal taga on ka armastus, aga see on selline, ütleme nagu 3 võrdlust mäletad, ma olen toonud koolimaja või vangla või haigla hullumaja, eks ju. Et see on selline nagu karmim kool, aga selle taga on ka armastus, materiaalne energia, prakriti, eks ju, Shiva abikaasa öeldakse vedades, emake loodus, kuidas tema siis surm, sünd, vanadus, haigused, eks ju, iha, viha, kadedus, kuidas ta seal siis me seikleme ja kõik üritavad ekspluateerida, kõik üritavad jumalat mängida, et saada see kogemus kätte, et päriselt me ei ole nagu välja ribitud üldpildist, et tahaks küll, et kõik ümber minu keerleks universumid ja galaktikadega. Üritan samastada uue kehaga, suren ära, võtan uue keha, jälle samastan, üritan jälle ekspluateerida, ennast sisse seada, jälle saan peksa. Et selline huvitav, ütleme, karm tondilossi lõbustuspargi seiklusenergia. Et miks meil valida on, et kõikide asjade taga on lõppkokkuvõttes armastuse Jumalaga, on lihtsalt erinevad. Võib öelda ka päike ja kuu, eks, et päike on selline kuninglik, natuke karmim energia vahel raputav, eks ju. Kuu energia on hellitav, vahepeal teeb pai. Ema, isa energia, mõlemad energiad on siis sellised seiklusenergiad materiaalses maailmas ja vaimses maailmas. Lihtsalt natukene erinevate selliste motivatsioonidega seiklus, kui vaadata iseennast, eks ju. Üritad olla siis selle joogamaia mõju all, kasutada abivahendid, palve, mantra, Jumala nimi, jumalused, pühakirjad, targad inimesed, eeskujud, pühad paigad. Ja püüad nagu selle joogamaia seikluse all olla. Aga sinna siseneda vist ei olegi nii lihtne sellesse seisundisse, kui ta muutuks spontaalseks. Pigem ta on selline ritualistlik ja kohusetundlik alguses ja rohkem puhastusprotsess. Võtad rohtu, saad aru, et suur kvaliteedi vahe on, et kui sa rohtu ei võta, siis kohe hakkab see teine seiklus maamaia kehaga samastamine, teiste ekspluateerimine ja suur pettumuste, sügav pettumuste ja üksinduse jada. Vaimne siis seiklus kutsub meid, kus me saame aru, et me oleme lahutamata osake tervikust ja üks suur pere ja Jumal on huvitatud sinust ja minust ja ta märkab meid ja ta on ainuke sõber, eks ülihingena, püha vaimuna, paramatmana meie hinge kõrval. Ja teised elusolendid on lihtsalt, Jumala esindajad võib nii-öelda postiljonid, mõni toob mõne hea uudise, mõni halvem uudis. Ja kõik on samas kategoorias, võrdses kategoorias. Põhjust on kõike armastada ja siseneda siis joogamaia seiklusenergia alla. Pikk, põhjalik protsess, kuna me oleme väga pikalt oma teaduse saatnud, elust elusse saatnud sinna kehalisse dimensiooni. Et selle informatsiooni jagamisel on niivõrd palju erinevad faktorid huvitavad, mis siis pühakirjad ka räägivad. Et kuidas see puhas armastus ühelt elusolendit teisele läheb edasi, et loomulikult see pilv, mis meid katab, et me mõistaksime Jumalat, seda jumalikku tingimust, seda armastust, see on hankara pilv. Egopilv, mis on meil elu järel, eks ju, olelusvõitlus, teiste ekspluateerimine, Jumala mängimine, eks ju. Mina olen maailma naba ja kõik see mateeria, kõik elemendid ja energiad on selleks, et mul oleks hea, eks ju. Eriti, kus on keha samastus, et minu meeltel ja kehal oleks hea. Siis sa ootad seda. Ja siis sellepärast see ongi see pilv. See hankara pilv, eks ju, mis siis vaimne protsess nagu vaikselt õpetab sulle, mis tähendab olla alandlikkus, et läbi alandlikkuse
siis mõõtme tulevad tõelised teadmised või siis puhas armastus, elav armastus. Sellepärast pühendunud on, et kui keegi läheb ühe pühendunud, et sa oled selline pühendunu Brihat Bhagavatamrita, jah. Brihat Bhagavatamrita. Üks see oli mitte lühike, aga seal on nagu 2 stoorit, et kuidas siis edasi anti seal seda puhast armastust läbi nende lugude. Et seal on ka siis, kui Narada Muni, üks suur pühak, otsis siis ideaalselt pühendunud, seal on selline lugu, siis ta nägi ka ühte seal brahmanit, kes tegi kõike õieti ja kõike seal hullud rituaalid ja mitte ainult kasti brahman, aga selline tõesti nagu pühendumuslik, kes alati pärast tegi rituaalid ära, siis pühitses toitu, siis jagas kõikidele, isegi koertele, eks ju, kõikidele elusolenditele, seda pärast ütles, et kõik hüve, mis ma sain sellelt, need rituaalid, et ma Jumal annan sulle tagasi, et sul oleks kõik hästi, see on see puhta armastuse printsiip, eks, et ta oli nii alandlik ja ta ei teinud seda nagu businessi pärast, et mul oleks hea, ta ei olnud üldse kiinud, ta tegi seda kui ekstaasist ja tänutundest ja alandlikkusest, eks ju. Ja iga pühendunu siis, kui Narada Muni läks tema juurde, et saada seda elavat armastust, et vau, missugune pühendunus, tema saatis järgmise juurde, et ma ei ole mingi pühendunud, seal on veel kõvem pühendunu. Et see selline alandlikkus. Et alandlikkus on siis selle õige informatsiooni edastamise nagu saladus, ehk me elame kõik õnnistuste peal. Et kui Sanatana Goswami ka siis 500 aastat tagasi, kui Jumal Chaitanya üks Jumala kehastus ära läks, kui tema hakkas ka mediteerima, et kuidas nii kõrget asja nii madalatele inimestele või selline raske ajastu üks edasi anda, siis ta küsis ka kõikide käest õnnistusi, eks ju. Ja Muuna käest, Püha Jõe käest, eks ju, Govardhana siis Püha Mäe käest, Krishna käest, Radharani käest, Chaitanya käest, kõikide käis läbi, et siis saades seda nagu õnnistus, siis südamesse saab avalduda see puhas armastus, eks ju, siis üks pühendunu rääkis ka, et tuli Indias vist kõige kõvem mingi teadja mees, et ta räägis ühte sanskriti värssi vist 3 aastat anda loengut. Et mis levelil giani või arukus või mõistus, eks ju. Sanskritoloogia teadlane, siis tema oli ka, kui ta tuli rääkimas pühendunud, seal istused ka vanemad pühendunud. Siis ta käis iga pühendunu eraldi palus armulikkust, et ta anna mulle õnnistused, et ma saaks edastada informatsiooni. Võin talle ka laksu ära jaganud, eks ju, et selline puhas armastuse nagu voolav informatsioon, see tuleb, eks ju, läbi armastuse ja läbi õnnistuste või läbi alandlikkuse ja läbi õnnistuste, eks ju. Et see on informatsiooni saladus ja informatsiooni või realisatsiooni, kui sa oled realiseerinud midagi, ütleme, et ma räägin teile, eks ju, mingeid asju, et kui suur protsent on see, mis ma olen realiseerinud ja kui suur protsent on see, et ma ei ole realiseerinud. Kui ma ei ole realiseerinud, siis see nagunii sinu süda tunneb selle ära, sa nagu ei võta seda nagu vastu niivõrd hästi, läheb ühest kõrvast teisest välja või siis ma esinen, eks ju, et mõnikord räägin hästi keerulist juttu, sa ei saa midagi aru, aga ma võib-olla mulje saan jätta, et vend kasutab mingi sanskriti-keelset sõnu, et žonglöörib nende mingi teadmistega, et jutt jookseb hästi. Aga tegelikult sul nagu teadmised on selleks, et armastusega teenida teisi, eks ju, kui sa ei transformeeri selleks oma teadmisi, siis see muutub taas uhkuseks või hakkad endast paremaks pidama. Ja sellepärast selle õige realisatsiooni alus on see, et sa oskad rääkida, vastata ajale kohale tingimusele, sa näed seda auditooriumi ja oskad neile seda informatsiooni ära edasi anda, võib-olla sa ei suuda, näed, et sa ei suuda mingeid kõrgeid asju väga rääkida, aga sa oskad rääkida huvitavalt, entusiastlikult ja armastusega niimoodi, et nad saavad järgmise sammu edasi teha. Nende keeles, kuulajate keeles, see on nagu üks informatsioonifaktor. Teine informatsioonifaktor on see, et kui see, kes kuulab, ei ole avatud, ka ei ole alandlik, ei ole sellisest teenimise meeleolu, siis tegelikult transcendentaalne informatsioon ei saa jõuda see puhas armastus kohale. Et see on nagu 50-50, et üks asi võib rääkida õieti kõike, eks ju, armastus nii, aga kui see elusolend on selline, peab ennast paremaks või kahtleb või mis on normaalne, öeldakse, et kahtlus on arukuse tunnusmärk, aga ütleme, et kui juba asi läheb nagu tõsiseks ja vaimsete puhaste transcendentaalsete nagu pakti printsiipide peale, siis peab olema õpilane ja õpetaja, nad peavad olema väga kvalifitseeritud, mitte ainult õpetaja. Sest vedades on ka alati, kui need diskussioonid käivad, seal näiteks Srimad Bhagavatamis on 7 tasemel diskussioon, see räägib sellele õpetaja õpilasele seda lugu sellest ja see räägib lugu sellest, et 7 tasandit, see on üldse meie ajud ei võta, eks ju. Umbes, et punamütsike räägib lugu Carsonist, aga see Carson räägib lugu, eks ju, Leopoldist, eks ju, ja siis see 7 tasandit nagu. Et see on nagu siis informatsiooni üks point. Et osata rääkida ja realiseerida, aga see ei ole ainult niimoodi, et lektor peab olema kvalifitseeritud. Et kui auditoorium on ka täiesti teistmoodi häälestatud, see nagu muusikuna ka mõnikord, eks ju,
omastust head asja, ükskord oli ka, esinesime, aga meil pandi teise kellaaega, kui inimesed olid täis, me tegime sellest unplugged'i tõsisemat asja, Kiraga natuke sügavamat asja, vahetasime bändiga ümber, mõtlesime, bänd ütles, et et vahetame ümber, et meil on vaja üks kontsert edasi minna, eks ju, siis me olime vale kellaajal. Oleks varem olnud, kui inimesed kained ja selline chill õhkkond oli, siis oleks see sobinud paremini, aga siis vaeseke mina võin pärast nagu mugavduma auditooriumiga natuke klouni mängima ja Kidraga nagu rohkem hakkama nagu sellist ühislaulmist ja mingit sellist asja kuidagi roomasin välja rongi alt. Oma viga, eks ju. Vot sellised mõned aspektid, kuidas siis armastus või siis armastusinformatsioon ja teadmised, mis faktorid, seal on mõned üksikud faktorid, siis teime välja täna. Kui inimene on duši all, eks ju, siis ei ole mõtet nagu teda kritiseerida, et no, sa oled nii must, eks ju, ta on juba duši all. Samamoodi vaimsed inimesed, me oleme kõik tervenemisprotsessis, me oleme haiglas. Haiglas ka oled, seal on tõsine protsess ja kõik on nagu teavad, et kõik on haiglas, eks ju, keegi ei võta nagu nii tõsiselt, seal võib ka nalja teha ja tehakse nalja, eks ju. Et ei ole mõtet nii tõsiselt võtta teiste vigu, sest see on puhastusprotsessis normaalne, et me kõik oleme duši all, me tegeleme püüdlustega, kordame püha nime, kuulame loenguid, püüame oma iseloomu parandada, emaks ja loodusesse austusega suhtuda. Me oleme protsessis. Et ei ole mõtet nende teiste inimeste, kes meil siin kõrval on, ja vennad nende vigu nagu mõistuses nii tõsiselt võtta. Sest meil on kõik selles samas ühises ravimisprotsessis, meil on arst olemas, head eeskujud ja kõige kõrgem ja ülihing sees. Et seal materiaalse maailma selle kahesuse selline ka üks lõkse, et me väga hakkame südamesse võtma kõik ja see on selline ja see on teistmoodi ja võiks olla see inimene paremini ja miks ta mulle nii ja kui on tegemist püüdlevate inimestega, kes kõik on saunas, siis me oleme kõik saunas, mis me ikka see saunas arutame. Või kes on rohkem vähemust. Tore on, kui kõik on saunas juba, vaimsed inimesed. Protsessis. Oleme kui kuskil sügaval ookeani põhjas või järve põhjas ja vaatame üles ja valgus on näha, eks ju. Aga nüüd on vaja üles ujuda valguse poole, kerguse poole. Ja vaatad, mis me seal meid siis selles materiaalse maailma samsaaras siis kinni hoiavad, mis pommid need meid hoiavad, et me näeme küll valgust ja üritame ülespoole ujuda, aga kuidagi midagi nagu hoiab tagasi, mingid ankurud. Ja siis need ankurud väga hästi kirjeldatakse pühakirjades, on kadedus ja viha ja iha ja samas see kriitikameel, et niikaua, kui sul on alateaduses sügaval solvumised, kibestumised, süüdistamised, endaks paremaks pidamine. Need on kõik need ankurud. Lihtsalt hingel ei ole madalaid omadusi, aga need on samastamisest tulnud, keha samastamisest ja oma nende luupide ja maskide ja kostüümide samastamise mängust on mateeriameid niimoodi ära petnud, eks ju. Ühtepidi me nagu tegeleme vaimsete asjadega ülespoole, aga nagu valgus on näha, aga nagu ei jõua ülesse. Et eks see on suur armulikkus, kui sa hakkad oma alateaduse kihtides seal sügavas veepõhjas valguse poole vaadates need ankurid märkama. Et tõesti, üks kergendus on kohe natuke sealt kõrgemale, kui sa saad aru, et midagi kuulu sinule. Et kõik, et sinu ujumise see kunst või võime, selle võimaldab Jumal, temale kuulub kõik. Ka kehalised funktsioonid ja kõik mateeria, vaim, kõik jääb tema kontrolli all Ishvara. Kogu süsteem, täpne süsteem. Et seda aktsepteerida, et midagi kuulub minule, olla tänulik, osata õnnistusi koguda, armulikkust koguda esivanematelt, emakselt, looduselt, vanematelt, pühendanutelt, kõiki elusannetid rahuldada, püüda need teenida ja nad vaatavad sinu poole, soovivad sulle head, et see ongi meie lestad võib-olla. Ülesse poole, valguse poole ujumise lestad. Et eks ta lõpuks on ikkagi nii, et süsteem taandub väga lihtsatele printsiipidele, kuigi elu on ju väga keeruline, mitmekesine ja meie mõistus on piiratud ja universum on hästi suur, meie hästi väiksed. Et kõik jääbki atšintiaks, lõpuni me ei suuda mõista, aga põhiprintsiibid võib ikka ära õppida. Mis on kultuur?
kultuur on see, et kõik teevad progressi. Iga hing, evolutsioon, eks ju, igas hinges liigub õige tempoga, ausalt, võttes järgmine samm ja teadvustades, mis platvormil me praegult olen. Me kõigil räägime, et saage puhastaks pühendunuteks, loobuge meelelistest naudingutest ja sest kehaga samastamisest. Krishna preema, täielik full surrender, saranagati Jumalale. Siis see on tore, aga hinge evolutsiooni see takistab. Sa võid rääkida lõplikust eesmärgist ja samal ajal seda aktsepteerima, mõistma, see on suur kultuur, kultuuriline ülesanne inimes näidata, mis tasemel ta on ja innustada ta vastavalt oma tempole, vastavalt sellele platvormile omadustele, mis tal on, astuma järgmine samm. Ja niimoodi aktsepteerida kõike, mitte üleolevalt käia, et see on allpool või see on liiga kõrgele, kadestada seda, eks. Et see on nagu kultuur. Kõik rahulikult kindlal sammul loodusseaduste ja oma omadustega vastavalt progresseeruvad vastavalt ajale kohale tingimustele, oma omadustele. See on nagu kõrgkultuur. Põhiülesanne kõrgkultuuril. Kolmekordne armastus. Topete käris. Viimase poole aasta hitt, mida ma olen siin ühes klipis ka väljendanud, aga väljendan üle. Istusime sõbraga. Ma rääkisin neid mõtteid, mis on vanad, igavesed mõtted, mitte midagi uut, aga mõlemad hoidsime pisaraid tagasi. Kuna see oli niivõrd sügav ja algne ja puhas tõde, mida me peaksime teadvustama ja realiseerima järjest sügavamalt. Sellest tuleb siis see kindlustunne ja maha rahunemine ja loomulik siis armastuses ennast leidmine. Esimene armastuse ring on see, et Jumal armastab sind. Mitte sentimentaalne, mitte selline ettekujutatav. Vedades Jumala erinevad kehastused, algne kehastus, läbi emakese looduse, läbi oma ema armastuse, igalt poolt, värvid, lõhnad, muusika, peegeldab Jumal ka hingena, su hinge kõrval ülihingena, seda puhast armastust. Mitte kunagi ei ole olnud ega tule aegu, ega ole sellist aega, kus Jumal oleks natukene, tegeleb oma asjadega, vaat sa oled nii väike, et sa oled nii patune ka, ta vaatab mujale. Nee, Jumal vaatab sulle otsa, naeratava, armastava pilguga 100%. Seda ta kinnitab, seda räägivad pühakud. Jumal armastab sind siin ja praegu kohe. Kui sa midagi valesti teed, mõtted valesti, usud temasse rohkem, vähem, oled teinud õieti valesti, Jumala armastus ei kõigu sellest. Tema on alati avatud, vaatab sind tingimusteta, spontaanselt, omaksu püüdmata, täiesti 100% puhta armastusega. See on kõige kindlam asi üldse nagu. Selle pealt me ehitame edasi armastust. Armastus siis, kui mina olen Jumala lahutamatu osake, Jumal on täiuslik ja tingimusteta armastab loomulikult spontaanselt oma osasi, kelle ta on loonud endast, siis me ei ole uhked, vaid väga tänulikud ja alandlikud. Ja sellel platvormil teades, et Jumal armastab sind ja mind, me saame ennast armastada. Endale kõike andeks anda, vaadata kõrvalt oma kihte ja teha järgmine samm tema poole, selle armastuse, loomuliku armastuse seisundi poole. On põhjust loomulikult, mitte uhkelt, armastada iseennast, kuna me teame, et Jumal armastab meid absoluutselt igas olukorrast läbi aegade. See annab mulle rahuliku tunde ennast armastada alles nüüd, kui ma tean, et Jumal armastab mind. Ja mina olen normaalne, algselt puhas, igavene armastust täis õndsust olev hing. Siis ma saan loomulikult. See on nagu selline ekstaatiline privileeg, armastuse värvi privileeg, kõiki teisi armastada. Kui ma tean, et Jumal armastab mind 100%. Mina olen täiuslik, algne, normaalne, ennast austav, väärikas, armastav elusolend. Ja loomulikult ma armastan kõiki. Ekstaasis, õndsuses, rõõmus, teenin kõiki. Annan oma keha, mõtte, hinge, et kõik oleks head. Kõik saaks õnnelikuks, eks ju.
jagan seda armastust, sest see on lõputu ja ma olen kindel selles. Nii nagu Jumal armastab mind tingimusteta, nii nagu mina olen endas selle armastuse kandjana kindel, armastas iseennast. Loomulikult selle kogu armastuse kolmnurga mõte on see, et ta jõuaks siis kolmandasse nurka. Jumal armastab mind, mina iseennast ja mina armastan sind ja kõik elusolendid. See on siis kolmekordne armastus. See on nagu väike laps. Läheb emaga ostukeskusesse, suur ilus kaubanduskeskus. Ja mingi hetk, ema teeb oma asju ja siis väike laps vaatab, et issand, kui palju poode või ole kihvt värk. Siis ta kaotab ära ennast suures keskuses. Lõpuks tuleb meelde, et ta on ema vaja. Teile ilma ematades hakkama. Siis on koskuda sealt informatsioonist, et väikene, ma ei tea, Peeter nutab ja ootab oma ema. Meie materiaalses maailmas samamoodi, et Jumal on nii tolerantne, et ta loodab, ta ei oota. Vaata see ihade ja ekspluateerimise värk armastuses, nõndanimõõdet jutumärkides armastuse niimoodi, et ma tahan, et sa teed nii, et kogu maailm ja kõik teevad minu järgi. Ma ootan teed midagi. See ei ole puhas armastus. Puhas armastus loodab, ta ei ekspluateeri, ta tahab anda. Jumal ka siis oma tolerantsuses andis meile selle materiaalse maailma, selle suure ostukeskuse, kus me siis kõik oleme ära unustanud tema, et me oleme lahutamatud osakesed algsest allikast, et meie hinge toidab ainult meie igavene suhe ainukese hea soovijaga, algsega, meie algega allikaga, Shri Krishnaga või kuidas erinevates kultuurides nimetatakse Jumalat, Jehova, Allah, Tarapita. Ja siis me otsime niimoodi, Jumal on nagu valikuvabaduses ja tolerantsuses ja kuna see on armastuse põhiprintsiip loonud selle materiaalse maailma, et siis me saame olla selles illusioonis ja ostukeskuses. Siis me üritame asendada Jumalat igaste Jumala ajutiste energiatega, mis on ka jumalikud energiat, materiaalne energia. Täita, ma ei tea, võimuga ja rahaga ja seksiga ja välise iluga ja nii edasi. Ja hing on ikka tühi, suur musta auk on südames. Sellepärast, et nagu laps, et ennem ta maha ei rahune, kui ta ema sülle tagasi pannakse. Meie samamoodi. Kõik need religioonid ja vaimsed praktikad ja koolitused ja psühholoogia ja parapsühholoogia, kõik on selleks, et lõpuks ennast teadustaksime ja Jumalat teadustaksime ja lõpuks meie suhet, igavest suhet Jumalaga. Nii lihtne see ongi. Muid valemeid eriti ma ei ole näinud. See on väga ilus, impersonaalne ja abstraktne, kui ma räägin, et armasta Jumalat ja armasta maailma ja armasta iseennast ja kõik on ilus ja hea ja sa oled igavene. Selline hea informatsioon, positiivne. Aga siis, kui taga argipäeva, me vaatame oma omadusi, oma olukorda, oma, ma ei tea, psüühilist energiat, siis millegipärast avaneb natukene mitmekesisem ja selline väljakutsete reaalsus. Sellepärast ongi pühakirjad ja pühakud. Pühakirjad räägivad, Jumal läbi pühakirjade, kuidas ta kehastub, kuidas ta erinevad kehastused, kuidas ta materiaalne energia, vaimne energia, algne Jumal, tema esindajad nagu Jeesus või Srila Prabhupada või tema kehastused, Krishna, Rama, Varaha, ja see Narashinga, tasin öelda Hiranyakashipu, see oli suur teemal. Ühesõnaga Jumala liila avatarad, Kuna avatarad, Shakti ja Vesha avatarad, kõik see suur teadus, kuidas Jumal materiaalset maailma ja oma isikut on laiendanud, kuni sinu ja minuni välja, meiega tema lahutamatud osaks. Ja siis kuidas see armastusenergia seal vahepeal töötab, kui ilus armastus on seal vahepeal, emotsioonid, tunded, kuidas igaüks saab vastata oma kalduvustele, kõik me oleme eripärased, kuidas Jumalaga suhelda universaalselt. Ja kui seda infi oleme teoorias hästi kaua omandanud, siis sealt alles saab hakata kasvada välja see vaimustus või see tõeline see elurõõm ja vau, et see ongi nii, et on igavik ja on igavikune armastus ja Jumal isiksusena armastab sind ja sa saad oma moodi teda vastu armastada selles mõttes puhast tingimusteta armastus, aga täiesti omalaadselt, sest ega muidu me ei oleks nii eripäraselt loodud, et Jumal, see on selleks, et
see liilase mäng saaks, see mitmekesisus saaks oma mölludes ja tunnete värvides ja armastuse kammas kõik toimida, selline seiklus.